Aga ma arvan, et kõik eelkõnelejad on minu sõnumi väga lihtsaks teinud. Me oleme kuulnud nii võidu purjetamisest, siis elustiili purjetamisest, avamere purjetamisest, ükskõik kuidas me seda nimetame. Ja kui mõelda tagasi aasta või natuke rohkem, eks ole ju, kui see soov seda merekultuuri siin Juminda poolsaarel edendada muutus siin kohaliku kogukonna sees nii vastupandamatuks, et ei jäänud muud üle, kui siin väga askeetlikes tingimustes sai möödunud suvel või suve alguses lastele purjetamistrennid käima pandud. Optimistid, zoomid ja laserid, kes varem tulid, täna nägid neid vee peal ka. Ja see läks nii meilegi ootamatult hästi käima, muuhulgas sellepärast, et täiesti juhuslikult sattusin ma Ingridiga ka rääkima sellest, et meil oleks hädasti vaja siia purjetamistreenerit. Ja sealt see käima läks. Vist kas 16 last käis aasta ringi või ka talveperioodil suusatamas ja ujumas. Ja võib-olla vähemalt sama tore oli näha seda, et täiskasvanud inimesed, kes võtsid julguse kokku ja esimesel 2 korral möödunud suvel tulid siia perve peale, vaatsid alla, ei julgenud päris purjeka juurde tulla, aga teisel või 3. korral tulid. Ja läksid merele ja said kindlasti nii-öelda enneolematu elamuse. Üks vähemalt ka niukse, kes ütles, et ta ei julge mitte kunagi enam purjeka peale minna, aga enamus siiski vastupidise. Ja ma arvan, et see üks mõtleb järele ja tuleb sellel aastal uuesti proovima. Aga miks ma sellest räägin, on see, et see on täiesti teistmoodi sadam, nii nagu ta selja taha vaatate, on näha, et ta on täiesti teistmoodi sadam, aga ta ka oma nii-öelda tekkeloost ja arengust on täiesti teistmoodi sadam. Ta on selline kogukondlik ettevõtmine, ehk siin sadamas ei ole ärilist ambitsiooni ja eesmärk oleks see merekultuur ikkagi siia tagasi tulla, mis piiritsoon kõigi meie lapsepõlves, kes piiritsooni ajal siin lapsepõlve veetsid, meilt ära võeti. Ja see ongi kogu see põhjus, miks me seda siin oleme teinud. Ja sellel kevadel sai tõesti asutatud ka Hara seilamise selts. Ja Hara seilamise seltsi all treenivad noored ja saavad purjetamisõpet kõik huvilised täiskasvanud, mistõttu kõik on väga teretulnud, nii lapsed loomulikult, kes purjetamas käivad, selle eelduseks on lausa seltsi liikmeks või jahtklubi liikmeks olek, räägin paari sõnaga ka, mis siin plaanis on, aga ka kindlasti kõik täiskasvanud ja isegi need, kes võib-olla praegu ei plaani kohe purjetama hakata, aga ainuüksi nii-öelda kogukondlikul printsiibil kaasatulek ja võib-olla kas või ühel korral talgute käigus appi tuleks, see määrab palju ja ma arvan, et üks põhjus, et see purjetamine siin eelmise hooaega kohe niimoodi käima läks, sellel on kindlasti sama põhjus, et ega enamus töid oleme me siin teinud ju ikkagi nii-öelda kogukonna liikmete poolt vabatahtlikkuse alusel, et ega see liidab ja motiveerib väga paljusid. Aga paar sõna sellest eesmärkidest, mis siis siin sadamas võiks olla. Kui sadama infrastruktuuri poolt vaadata, siis võib-olla kõige kaugemale on arenenud see nii-öelda jahtklubi sild, seal kus need poid ja mõned alused seisavad. Ehk see on see sild, kus siis jahtklubi liikmed saaksid oma jahte hoida navigatsiooniperioodil ja siin kõrval nende konteinerite vahel tekib siis see staapelplats, kus svertpaadid saavad seista ja kus lapsed trenni tulles ja oma paatidega tegelevad.
ja siin, kus me praegu selle telgiga oleme, siia peaks tegelikult välja kujunema selline rannakalanduse, teine siin Juminda poolsaare kogukondlik ettevõtmine, rannakalanduse nihuke pesa, igal laupäeva hommikul siit Tara sadamast värsket kala juba saab, täna hommiku, kes 8 aeg oleks siin olnud, oleks näinud, kai nurga peal lappa ja servas oli elav järjekord, ma pakun 25 inimest seisis elavas järjekorras, ootasid värsket kala. Ja kala on, nii et võite tulla. Ja siis edasi minnes siis see lagunenud vundament, mis sealt muuli otsast, enne kui kivikast kai pihta hakkab, selle vundamendi koha peale peaks siis tekkima sadamahoone ja selle ette siis siia akvatooriumisse külalissadama osa. Et need on need nii-öelda täna plaanid, mida julgeks täna välja öelda sadama poole pealt ja siis nüüd tagasi tulles Hara seilamise seltsi juurde, siis no esimene eesmärk oleks võimalikult palju saada seltsi liikmeid, et ma arvan, et niisugune tagasihoidlik eesmärk võiks olla, et hooaja lõpuks oleks meil vähemalt 50 liiget näiteks. Aga miks mitte rohkem? Me ei saa kõiki eesmärke kohe täidetuks lugeda, Artur. Ja teine eesmärk võiks kindlasti olla, et nagu ma ütlesin, et täiskasvanud on väga teretulnud mitte ainult liikmeks, vaid ka oma avamerejahti siia poi peale. Me veel täna hommiku Tarviga lõpetasime poide sisselaskimise, seal on veel paar vaba poi, nii et kiirematele on võimalik veel mõned kohad välja anda. Kui need otsa saavad lihtsalt, siis me peame Tarviga minema järgmised poid sisse panema. Aga sellega seonduv eesmärk võiks olla see, et Hara seilamise seltsi eskaadri sõit kindlasti veel enne selle hooaja lõppu võiks toimuda. Siis võib-olla järgmistest eesmärkidest siin enne juba kõlas, et laste purjetamistrenni 4 esimest juba Kuldseeklil möödunud nädalavahetusel käisid, aga kindlasti on eesmärk sellel hooajal veel rohkem lapsi võistlustele viia, sest täpselt nii nagu Jaak oma kogemusest teadis, siis ma arvan, et paadi said Hara poisid juba päris kiiresti liikuma, aga stardijoon oli väga hirmuäratav ja sinna lähedale ei julgetud minna enne, kui kõik ülejäänud paadid olid sealt ära läinud. Kas sa kuulutad nüüd selle seltsi avatuks või? Mul on veel paar eesmärki öelda. Eesmärgid peavad ikka suured olema. Meil on siin Tarviga tekkis üks ja mul jäi Kuldseekli jutt selle koha pealt pooleli, et tegelikult ei olnud see üldse nihuke tagumise ešeloni võistlemine. Teatavasti Kuldseeklil lisaks purjetamissõitudele lähevad arvesse ka ujumine ja jooks, maastikujooks või krossijooks. Ja 1 4 Hara seilamise seltsi esindajast pani ujumise kinni. Ja Kuldar Südale, aplaus. 62 osavõtjat oli optimisti klassis. Ja jooksus oli meie parim vist 5, nii et selles mõttes alguse kohta väga tugev, ega ka võistlussõitude mõttes ma arvan, et kõik poisid suutsid seal kuskil keskel ära käia oma sõidus või nihuke 30 peale, 30-40 vahele, et see arvestades neid starte oli juba ikka väga korralik tulemus. Aga ja lisaks siis nendele võistlemistele ma arvan, et koostöös siin Eesti Jahtklubide Liiduga ja võib-olla teiste nii-öelda heade abilistega järgmisel hooajal hiljemalt peaks ikkagi ühe võistluse siis svertpaatidele siia Harga ka tooma ja kui mitte muul põhjusel, siis tõenäoliselt me oleme Eestis ainukene koht, kus võistlust saab pidada iga ilmaga, välja arvatud kui on tuulevaikus. Aga sellist tormi
millega siin võistlust ei saa pidada, sellist tormi ei ole, sest kui ei saa minna kai taha välja, siis saab selle võistluse pidada siin. Nii et need võiksid olla need eesmärgid, tegemist jätkub ja seetõttu ma arvan, et kuskil siin laua nurga peale on Reet pannud ka liikmeks astumisavaldused, neid saab kindlasti juurde ja vaadake harasadam.ee, seal on kogu informatsioon ka üleval nii liikmeks astumiseks kui jahtklubi kodukorra ja muud olulised informatsioonid, nii et võtke julgus kokku, tulge purjetama, tulge seltsi liikmeks ja aidake merekultuuri tagasi tuua siia Juminda randa. Ja nüüd võib tõesti kuulutada Hara seilamise seltsi hooaja avatuks. Tere tulemast! Ja pidu ei ole veel lõppenud. Ma annan sõna Eesti Jahtklubide Liidu juhile Egon Elsteinile ja kutsun ta siia. Ohoh, sul on kingitused ka või? Ja muidugi kingitused ja palun sõna sulle. Jah, aitäh. Tere pärastlõunat, lugupeetud haralased. Suur tänu kutsumast nii tähtsale ajaloolisele sündmusele. Teatavasti Eesti Jahtklubide Liit saab sellel aastal 90-aastaseks. Teie klubi või selts täna sünnib, nii et 10 aasta pärast on 2 väga väärikat tähtpäeva korraga tähistada, 10 ja 100. Merematkajana on mul väga hea meel, et Eesti põhjarannikul sadama asjandus edeneb ja sellist huvitavat ja põnevat ja piisava veega sadamat tegelikult ei ole siin ammu näinud ja selle üle on tõesti väga hea meel. Aga Jahtklubide Liidu ametimehena on mul tohutult hea meel alati, kui purjetamise ja üldse väikelaevanduse juurde järjest rohkem inimesi tuleb ja veel enam on hea meel, kui need inimesed ka lapsed vee äärde toovad, nendega tegelevad, neid treenivad, õpetavad. Ka Jahtklubide Liidul on oma strateegias liikmeskonna kasvatamise eesmärk ja seetõttu nüüd 2 aastat tagasi käivitasime sellise projekti nagu liikuv või pop-up merekool Meresõber ja oleme sellega käinud ka siin Põhjarannikul, Eismaal, Narva-Jõesuusse läheme sellel aastal, Narvas käime ka järvede ääres, Viljandis, näiteks Võrus ja on väga hea meel näha, et igal pool oleme me oodatud ja igal poolt ka mingisugune jälg või jätkutegevus maha jääb ja tegelikult miks ka mitte järgmisel aastal selle programmi või projektiga ka siia tulla. Eesti Jahtklubide liikmeskonna taga on täna umbes 2000 inimest, kes on organiseerunud, eks siin vee ääres ilmselt on neid inimesi siin seal rohkem. Aga teame, et nendes riikides, kus seda 50 aastast suletud aega ei olnud, on selliste purjetamisliitude taga umbes 1% elanikkonnast, mis tähendab, et Eestis võiks meid olla õige pea 10 000 inimest, kes regulaarselt läbi siis ka klubide, seltside sellist veepealset tegevust harrastavad ja ei kahtlema selles hetkegi, et see arv on õige varsti käes, kui sellistes kohtades leidub inimesi, kes peavad sellist tegevust oluliseks ja panustavad sellesse tublisti. Aga kotti ma ei tõstnud ilmaegu siia lähedale, et kui on sünnipäev, siis tuleb seda ka tähistada, tuleb kingitused üle anda. Laevade ristimisel lüüakse tavaliselt šampanjapudel puruks. Ärge teie seda puruks peksma hakake, sellest saab rõõmu ka teisiti. Palun ja sellistele mereäärsetele inimestele kõlbab šampanja juurde ka üks kena vobla.
palju õnne, head siis ilusat tulevikku. Egonile küsimus, me oleme taotluse teinud Eesti Jahtklubide Liidu liikmeks asumisele, kas see on vastu võetud? Seda avaldust mina veel näinud ei ole. Jaak just täna ütles, et on see tehtud, kui avaldus on korralikult vormistatud, sest ega selle liidu liikmeks ei ole ka väga lihtne saada, see on ikkagi väga väärikas liit, aga ma näen, et ka see on väärikas selts, nii et järgmisel juhatuse koosolekul, mis toimub kas äkki 14. juunil, siis ma usun, et kui see on esitatud, siis on päevakorras ja kui kõik on tipp-topp, ma ei näe takistusi, et siin üks uus liige. Sellel aastal oleks see juba teine liige, kes on lisandunud meie liikmeskonda. Jaanuaris esitas avalduse näiteks Meltemi jahtklubi, kes on siis nagu Viljandi ja Võrsu purjetajate baasil. Nii et areneme ja kasvame kogu aeg. Super, suur tänu Egonile, aplaus Egonile. Ja sellega on Harald Seilamise selts avatud, hurraa!